Tere tulemast, mu armsad lapsed, selle õppeaasta viimasesse väga töisesse matemaatikatundi. Tänase tunni teemadeks on liiter ehk mahuühik ja geomeetrilised kujundid. Peamiselt räägimegi liitrist ja hakkame siis otsast minema. Kõigepealt tahtsin sinuga jagada ühte sellist olulist infot, mida ma loen ekraani pealt lihtsalt maha, sellepärast et võib-olla mõte enam ei ole nii värske, et ega ma ise paremini võib-olla ei oska ka sõnastada. Aga mõte on siis selles, et kõik elusolendid koosnevad suures osas veest ning vajavad seda eluks. Ja inimene ei saa veeta elada üle 4 päeva. Ja selleks, et puhast joogivett jätkuks kõigile, ei tohi me seda raisata. Näiteks, et sa lähed toast ära, jättes kraanist vee jooksma. Ja siin on sulle kohe hea siis ka tegelikult näidata, et vedeliku, ükskõik millise vedeliku kogust mõõdetaksegi tegelikult liitrites ja jällegi, kuna tegemist on pika sõnaga, siis võetakse sellest sõnast algustäht L ja lühendatakse. Nii et kui sa hakkad arvutama minuga kohe varsti koos tööraamatus liitritega, siis arvutades me kirjutame jälle selle tähise sinna arvu järele ja kirjutame siis kirja L-i. Siin tööraamatus näevad nad sul küll selliste trüki-i-de või selliste nagu postidena välja, aga sina ikka kirjutad oma käega kirja L tähe, nii nagu sa näed ka siin ekraani peal. Ja lähemegi siis tegelikult kohe ülesannete juurde ning ava palun oma tööraamatust lehekülg 54 ja 55. Kus on sul kõigepealt pildil näidatud ämber, mis mahutab 10 liitrit vedelikku, siis on kanister, mis mahutab 30 liitrit vedelikku, 3 korda rohkem kui see ämber, siis on kastekann, mahutab ainult 7 liitrit vedelikke ja ega ta nii ainult ei olegi, kui vaadata, et meil on üks purk, mis mahutab 3 liitrit vedelikke, mahlapakk, mis mahutab 2 liitrit, ilmselt mahla siis, ja piimapakk, mis mahutab 1 liiter piima. Poes on praegu kõige enam müügil 1-liitrised piimapakid, 1,5 liitrised piimapakid ja 2-liitrised piimapakid suuremate perede jaoks. Ja öeldud on ka, et vedelike kogust ja anumate mahtu ehk et kui palju mahub näiteks pudelisse või purki, mõõdetaksegi liitrites. Liitri lühend on L. Tööraamatus on ta küll sul trükitud trükitähena, aga sina pea ikka meeles ja ole targem ja kirjuta väikese kirja L-iga. Lähemegi kohe ülesande number 1 juurde, kus sa pead värvima ämbreid. Kui vaja, pane korraks jälle video pausi ja värvi siis ämbrid vastavalt juhistele. Punaseks tuleb värvida sul see ämber, mis mahutab kõige rohkem vett. Kui sul on 3-liitrine, 10-liitrine ja 7-liitrine ämber, siis kõige rohkem mahutab 10-liitrine ämber. Selle pead värvima punaseks. Nüüd järgmisena, siniseks pead sa värvima selle ämbri, mis mahutab kõige vähem vett. Pildil olevatest ämbritest kõige vähem mahutab 3-liitrine ämber. Kui mina laps olin, siis mina käisin igal suvel oma koduaia peenramaalt maasikaid korjamas 5-liitrise ämbriga ja ema lubas alati enda korjatud maasikad endale ära ka süüa. Aga ülesande juurde tagasi minnes, siis keskmise suurusega ämber värvi nüüd kollaseks ja see on siis 7-liitrine ämber. Saime tegelikult ka saame moodustada näiteks kahaneva järjekorra siit. 10-liitrine on kõige rohkem mahutav, 7-liitrine on suuruselt järgmine ja 3-liitrine siis kõige väiksem ämber. Vastupidiselt kasvav järjekord ämbritel oleks 3-liitrine, 7-liitrine ja 10-liitrine. Ülesandes number 2 on aga palutud sul välja arvutada, kui palju mahub vett 3 ämbrisse kokku. Nende tühjade lahtrite järel need postid tegelikult ongi siis need trükitud kirja L-tähed ehk liitritähised, lühendid. Ja sinna peadki sa siis kirjutama, et sul on kõigepealt 3-liitrine ämber, siis on sul pluss juba kirjutatud, on sul 10-liitrine ämber ja viimasena on sul 7-liitrine ämber. Kõigepealt on mõistlik kokku liita 3 ja 10-liitrine, on siis 13 liitrit ja juurde veel see 7 liitrit ka, et seda ei tohi ära unustada.
13 pluss 7 tuleb ilusti täiskümneline vastuseks ehk 20 liitrit. Tundub, et tegemist on tekstülesandega, sest palutakse kirjutada sul ka vastus. Küsimus oli, kui palju mahub vett 3 ämbrisse kokku. 3 ämbrisse, ämber, nõrk B, jah, kaasajalik ühend. 3 ämbrisse mahub kokku 20 liitrit vett. Teeme ka ära tekstülesande numbriga 3. Nüüd on punasest ämbrist, vaata oma joonise pealt, kui palju see punane ämber vett mahutas. Mina panen siia kirja, et ta mahutas punane, oli 10-liitrine ämber. Ja sealt valati ära 5 liitrit vett. Valati ära 5 liitrit. Mitu liitrit vett jäi ämbrisse, on siis küsimus. Sina saad näiteks sellele punasele ämbrile ülesandes 1 ringi ümber tõmmata, on sul hea kohe silma ees, et kui palju ta mahutas, ja 3. ülesandes valati 5 liitrit ära, on siis need sõnad, millele sa saad värvilisega märke juurde teha, et need on andmed, see on see info seal ülesandes. Ja küsimus, mitu liitrit jäi ämbrisse? No kuidas ma siis arvutan, kui ma tean, et seal oli 10, aga 5 valati ära? Väga õige, lahutamistehe tuleb teha. 10 liitrit miinus 5 liitrit, sina kirjutad ilusad kirjaellid ja kirjuta see L-täht eraldi ruudu sisse sina, eks ole, kui ma loodan, et oled seda siiani ka varasemate ülesannete puhul teinud, on mul meelest läinud ära seda mainida. Alles jääb 5 liitrit. Ja panen vastuse ka kirja, siis on tekstülesanne lõpetatud. Ämbrisse jäi 5 liitrit vett. Väga tubli oled. Ja viimane ülesanne, mida me siis üldse tegelikkuses koos niimoodi lahendame ainetundide mõttes, on ülesanne numbriga 4 tööraamatus leheküljel 55 ja palub see sulle arvutada. 7 liitrit pluss 7 liitrit teeb kokku 14 liitrit. Ole hea, pane video korraks või tegelikult ära panegi praegu kohe pausi, vaid vaatame hoopis koos üle need teise tulba tehted. Need on võib-olla natuke raskemad ja siis pane pausi. Siin on sul öeldud, et 20 liitrit on üks liidetav, teine liidetav on puudu ja summa on 25 liitrit. Sellise tehte puhul me teame, et puudu oleva liidetava leidmiseks peame me summast ehk vastusest ära lahutama olemasoleva liidetava ehk arvu, mida me teame plussmärgi ühel poolel olevat. Nii et 25 liitrist tuleb 20 liitrit ära lahutada ja saame teada, et lahtrisse pead sa kirjutama 5 liitrit jääb siis, tuleb lisada. Nüüd on lahutamistehe, milles me teame vähendatavat, selleks on 100 liitrit. Vähendajat ei tea ja teame vahet ehk 50 liitrit on see arv. Sellise tehte puhul nagu liitmistehte puhulgi tuleb suuremast arvust ära lahutada väiksem arv ehk vähendatavast tuleb ära lahutada vahe ja saame teada, et vähendajaks ehk puuduolevaks arvuks on 50 liitrit on sul juba kirjutatud. Edasi jälle liitmise tehe, 60 liitrit pluss teine liidetav ja kokku tuleb summana 80 liitrit. Toimime samamoodi nagu esimese tehte puhul selles tulbas, et 80 liitrist lahutame ära 60 liitrit ja saame teada, et tühja lahtrisse pead sa kirjutama 20. Ja viimaseks tehteks on jälle siis lahutamistehe, milles vähendaja on puudu. Nüüd sa juba tead, kuidas seda tehet lahendada. Nii et 70 liitrist tuleb ära lahutada 20 liitrit ja tühja lahtrisse saad teada, et pead sa kirjutama 50 liitrit. Nii. Aga nüüd pane korraks video pausi ja tee palun esimesest tulbast 3 tehet iseseisvalt ära. Kui sa nüüd minuga koos kontrollid, siis 16 liitrit miinus 8 liitrit annab meile tulemuseks 8 liitrit. 50 liitrit pluss 9 liitrit annab meile tulemuseks 59 liitrit. Ja 60 liitrit miinus 30 liitrit annab meile tulemuseks 30
liitrit. Ja tehtud ta saigi. Ülesandeid number 5 ja 6 võid sa ise kodus lahendada, proovida, et harjutada veel siis seda puuduoleva tehte liikme leidmist. Need ülesanded ei ole tegelikult rasked, aga mina nendel praegu pikemalt peatuda ei soovikski. Nüüd viimaseks teemaks on geomeetrilised kujundid tööraamatus leheküljel 56 ja 7 sul. Ja geomeetriliste kujunditega on siis selline lugu, et kohe näitan sulle ekraani pealt ka, aga ülesandes number 1 on sul siis vaja välja mõelda, kuhu kõik need esemed karpide poolest siis sobima peaksid. Sul on siin kõigepealt kell, see kell, kui sa nüüd vaatad neid karpe, peaks olema püramiid. Teepakk on ju risttahukas, tennisepall on kera, see punane klots minul on üks magnetitega mäng selline, kus mul on sellised tükid kodus, sellised kuubid, see on siis kuup. Täring on samuti kuup. Kuubi ja risttahuka vahe oli siis see, et kuubil on kõik osad ruudud, risttahukal on 2 osa ruudud ja ülejäänud on ristkülikud. Edasi kohver on risttahukas, pall on kera ja teepakikene on püramiid. Nüüd ma väga soovitan sul tööraamatust leheküljelt 57 välja lõigata kuubi, püramiidi ja risttahuka pinnalaotused ehk et nad on tükkideks laotatud. Sügisel me hästi palju nende teemadega tegelesime. Mul olid need näidised ka klassi toodud, kus oli siis nii-öelda nagu tükkideks lahti võetud, aga küljed olid üksteise küljes ikkagi kinni. Et ma soovitan need sul siit tööraamatust välja lõigata. Ilusti punktiirjoonte järgi saad ära murda. Need valged osad on kokku kleepimiseks ja vaata, kas sa saad need kujundid ilusasti kokku pandud. Ma usun, et sa saad tegelikult. Ja liitri puhul jätan sul siis sellise vabatahtliku ülesande, et püüa 1 päeva jooksul jälgida, mitu liitrit erinevaid vedelikke sa jood. Et pane näiteks paberi peale kirja, kui sa jood 1 klaasitäie vett, siis MES-i aitavad sul kirja panna, kui palju seal isegi liitrit tegelikult ei ole, aga kui sa jood umbes 4 klaasitäit vett päevas, siis sa saad 1 liitri. Nii et proovi siis selle järgi enam-vähem arvutada, et umbes 4 klaasitäit, 4 tavalise suurusega klaasi annab sulle kokku umbes 1 liitri. Et vaata, kui palju sa siis erinevaid vedelikke kokku jood, näiteks vett, piima, mahla, teed, mida iganes sa oled harjunud jooma. Vabatahtlik ülesanne. Nii on ka vabatahtlik see tööraamatus nende pinnalaotuste väljalõikamine, kokkupanemine. Ja tegelikkuses on ka vabatahtlik, aga väga soovituslik lahendada geomeetriliste kujundite kohta 2 ülesannet Learning Appsidest. Näidatud on küll, et 3.–4. klassi ülesanne, aga tegelikult täitsa sinule jõukohane, et pead kujundid kokku panema nende nimetustega. Ja teises ülesandes sama lugu, kujundid kokku panema nende nimetustega, peaks olema sulle täitsa jõukohased ülesanded. Nüüd aga siis lihtsalt meelde tuletuseks vaatame korraks veel üle, mis vahe on siis ristkülikul ja risttahukal, ruudul ja kuubil, keral ja ringil, püramiidil ja kolmnurgal. Ristkülik on tasapinnaline kujund ehk et me saame teda paberi peale joonistada, aga risttahukas on ruumiline kujund ehk et piltlikult öeldes me võta näiteks sama teepakk, et seal sees saab midagi olla. Ja siit jooniselt saad sa tegelikult ka üle korrata, kuidas me nimetasime ristküliku ja risttahuka erinevaid osasid. Olid siis tipud, siis olid küljed ja 2 külje vahel tekkis nurk. Siis risttahuka puhul samamoodi oli tipp, aga nüüd ei olnud enam mitte külg, vaid oli siis serv ja oli siis tahk. Tahk oli siis, serv on siis nii-öelda see, mida me ristküliku peal näeme küljena ja tahk oli siis üks sellest 4 servast koosnev osa siis ehk see tahk. Et kui ma näitan siin pinnalaotuse peal, siis siin on sul tahk näha. Nii, siis olid meil ruut ja kuup samamoodi. Ruut on siis tasapinnaline kujund ehk näiteks paberile joonistatav. Näiteks ka ristkülikust väga hea näide on kaardipakist mingisugune kaart võetud.
Aga ruuduga siis jah, selline lugu, et tasapinnaline kujund, samamoodi nagu ka ristkülikul on tema osadeks tipp, külg ja kahe külje vahele tekib nurk. Ja täpselt samamoodi nagu oli risttahukal, on ka kuubil osadeks serv, tipp ja neljast servast tekib siis kokku, me nimetame seda tahuks, ehk et siin pinnalaotuse peal on näha üks tahk. Ja neid tahke siis kuubil oli kokku 1, 2, 3, 4, 5, 6, kõik nad on ruudukujuga. Risttahukal oli tahke kokku samamoodi 1, 2, 3, 4, 5, 6, aga nendest ainult 2 olid ruudukujuga. Nii, kolmnurk ja püramiid siis. Kolmnurk jälle tasapinnaline kujund, püramiid ruumiline kujund ehk justkui nagu sisse saaks talle midagi panna. Ja kolmnurga puhul oli siis see, et me rääkisime kolmnurkadest selles võtmes, et kolmnurga nimetus tuleneb tema kolmest küljest ehk et tal on 3 külge järelikult ja 3 nurka ka ehk et kõikide omavaheliste külgede vahele tekivad nurgad, järelikult on tal ka 3 nurka, tegemist kolmnurgaga. Ja tipud on siis kõikide külgede otstes. Ja jällegi nimetame külgedeks, nii nagu ka ruudu ja nii nagu ka ristküliku puhul. Nii et nimetused jäävad siin samaks. Ja tegelikult jäävad nimetused samaks ka ruumiliste kujundite ehk püramiidide puhul, nii nagu ka kuubil ja risttahukal nimetasime neid kujundi osasid tippudeks, servadeks ja tahkudeks ehk et 3 servast koosnev osa püramiidil on siis tahk. Nelinurkse püramiidi pinnalaotust on sul ka siin näidatud. Tema on erinev kolmnurksest püramiidist sellepärast, et tema põhjaks on ruut. Kolmnurksel püramiidil on põhjaks ka kolmnurk. Ja viimasteks kujunditeks olid ring ja kera. Võib-olla teatud mõttes kõige lihtsamad, sellepärast et selliseid kujundeid on meie ümber kõige lihtsam märgata. Ring paberile joonistatav, aga kera on siis selline ringikujuline ruumiline objekt, ese, asi, näiteks siis pall. Ja nende puhul me siis ei räägi külgedest, servadest, tahkudest, tippudest, vaid kera puhul tegelikult tekib siin siis läbimõõt, aga sellest me pikemalt praegu ei räägi. Ja tegelikult ongi selle õppeaasta teemad meil nüüd ilusasti läbi käidud. Ma loodan, et sa oled mingilgi määral jõudnud ja suutnud minuga sammu pidada. Ma olen tõesti andnud endast parima, et sulle neid küllaltki raskeid teemasid selgitada nii, et ma ei saa klassi ees tahvli juures olla, tulla sinu juurde tööraamatusse, panna näppu peale, öelda, et vaata, siin on nii. Ja ma tegelikult usun, et kui sa oled natukenegi pingutanud, siis järgmisel õppeaastal on sul tegelikult palju lihtsam ja ka julgem kooli tulla. Tunni lõpetuseks siis veel kord, et kui sa soovid, seekord kõik vabatahtlikud, et mõõda ära, kui palju sa vedelikke päeva jooksul tarbid, lõika tööraamatust soovi korral välja need pinnalaotused kleebi kokku ja lahenda siis neid 2 ülesannet Learning Appsi lehel. Ja ma tõesti hästi tänan sind, et sa oled minuga kaasa töötanud, minu väsinud hääle ära talunud ja kohtume siis peagi juba videotunnis.